Ka meil tööle hetkel taas siis elektroonilised tablood, aga võib-olla mängu jooksul hakkavad ja hakkame siit vaikselt vaatama, kes siis on ka Obradovitši poolt lõplikult platsile pandud, kui pildi sinna saame. Seal oli Kostas Loukas, seal oli Tuveroglu, seal on number 21 James Nonalli, seal on Nikola Kalinic paistab ja ühe mehe oleme ikkagi veel võlgu. Ja see on Nikola Melli loomulikult paistab seal, nii et saime selle viisiku ka ette loetud. Ja sealt läheb kohe Melli lõpuni, jäin vaatama, kas Jan Veeseli ikkagi on pingi peal. Jan Veeseli on pingi peal. Seda meest on kindlasti vaja, Veeseli minutid siin hooaja alguses olid päris hullumeelsed ja võib öelda, et selle algkoosseisuga on Obradovitš jälle teinud siis mingeid muudatusi ehk et Tuveroglu sinna kohe panna Veeseli asemel. 12 erinevat meest on tänavusel hooajal Obradovitš pannud algkoosseisu ja ainukene, kes sinna mahtunud ei ole, on siis Sinan Köhler, kes väljakul on küll käinud, aga algkoosseisu pole veel kunagi mahtunud tänavusel hooajal, kui nüüd Melli paneb siit vabavisked 2-2 ja Dupin toob palli üle, Nonalli on tema vastase. Ja Kunas ja Melli. Pangose. 22 punkti, 7 söötu Kevin Pangosele siis esimeses mängus ja seal on Tuveroglul käed küljes. Ja kohe võtsid kohtunikud selle ära ka üsna kiirelt ja otsustavalt see tuli ja tänase mängu kohtunikud on siis Michele Rossi Itaaliast, Emilio Pizarro Perez Hispaaniast ja Robert Lottermoser Saksamaalt. Ehk siis selline kolmik Itaalia, Hispaania, Saksamaa. Ja Pangose, Keivis saab selle kätte. Ja läheb kohe sealt proovima Tuveroglu vastu. Ja toob 2 punkti ära ja Brandon Davis on minemas aina paremasse hoovu, aina julgemalt mängib ja mehe viskeprotsent 64,29 on Euroliigas tänavusel hooajal paremuselt 3. näitaja. Kalinic ja Ulanovas ja sealt tuleb ründaja viga Nikola Kalinicile. Nikola Kalinic mängib siis täna alles oma 8. mängu. Selle mehe keha ei pidanud vastu eelmise hooaja suurele survele, koondisega jättis suve vahele, mitte isegi ei jätnud vahele, vaid treeninglaagrisse minnes lihtsalt mingi hetk tõstis käed üles ja ei suutnud mängida. Ja nüüd on mees siis 8. voor, 7 mängu on ta tänavusel hooajal Euroliigas vaid kaasa mänginud ja läheb ka aina paremasse hoogu. 13,6 minutit keskmiselt tema mänginud ja sööt läheb sealt Ulanovaselt Davisele ja Brandon Davis ei jellita, vajutab sealt 2 kohe ära ja Ulanovas hästi ta leiab ja nüüd on küll Tuveroglu seal kaitses natuke hädas võime öelda, vaatame mitu minutit ta siis mängib üldse tänases mängus ja mis hetkel Veeseli sealt tuleb. Igal juhul hetkel see käik Obradovitšil vähemalt esimesel minutil nüüd küll ei ole ennast õigustanud. Sloukase. Nonalli saab ka palli ja seal on Pangos palli juures. 4 sekundit jääb, viset on vaja ja rasket viset tuleb teha nüüd siit ja Sloukas saab selle viske ikkagi teha ja paneb kotti, aga see ei loe. See ei loe, näitavad kohtunikud, aeg saab ennem täis. Päris hea algus igal juhul on see Žalgirisel olnud. Tihti on nii, et ei saa Žalgiris minema, võtame kas selle Baskonia koduse mängu, see on võib-olla tänavuse kõige halvem mäng üldse, mis mängiti, siis seal ei tulnud üldse midagi välja. Ja meenub siin ka üks mäng Trainas Vestaga koduväljakul, kus asjad käima ei läinud, aga täna on nüüd läinud väga hästi kõik jälle käima. Ulanovas ja taas otsitakse sealt hetkel Davist, aga nüüd Ulanovas lüüakse pall käest ära, Kalinic tuleb üle. Žalgiris jõuab kaitses kohad sisse võtta Melli. Sloukase ja ülesööt sinna Kalinicile läheb, kohe oli Ulanovas abiks ja jääma appi sinna. Sööt välja, Nonalli siin ääres on. Tuveroglu raskes seisus on ja otsesööt läheb Dupanile sülle ja sealt tuleb palli kaotus. Dupan kaotab selle raskelt võidetud palli, liiga ülelaadimist siin hetkel Dupanile. Ikkagi silmad kinni jooksis jälle otsa Sloukasele otsa ja sealt tuleb nüüd viga ka. Ja Kevin Pangose esimene viga on see tänases mängus. Raskelt tuli, kergelt anti.
Kalinic, Slovkas. Tupan on tal juures, Kalinic võtab kolmese ja paneb kotti ja sellel mehel enesekindlusest puudust ei ole. Meenutame kas või eelmise aasta finaali, kus esimesel veerandajal mees juba 12 tükki vist ära viskas. 12 punkti siis kokku ja nüüd paneb ka kolmese ära ja 4 tabal 3 punkti visad alla tänavusel hooajal. Aga nüüd korvialune lekib küll hetkel Fenerbahce'it täielikult ja Paulus Jakunas, kes viskas Barcelona vastu vaid 3 punkti, aga seal ta ei pidanudki suurt midagi viskama. Seal siis teised mehed toob siit oma esimesed 2 nüüd ära. Tuberglu ja jooksumoodi oli ka see keksimine seal, aga tänapäeval seda ei võeta. Slovkas katte tagant kohe laseb ja ikkagi tuleb viga. Brandon Davis otsa hüppab ja pisut võttis aega kohtuniku see vile vilistamine, aga ära vilistati. Ja vabavisked tulevad taas ja eks vabavisked saavad kindlasti, nagu ikka, tähtsat rolli mängima. Fenerbahce meeskond muidugi viskab vabaviskeid väga hea protsendiga, 77,8 meeskonna peale kokku. Ega neid palju meeskondi, kes 80% viskavad ära hooaja peale kokku ka ei ole. Ja no vabaviske protsent on 0,1, Žalgirisel parem, 77,9. Aga siin näete siis Bobby Dixon on ootamas oma järge, mida tema saab ja sealt pingi pealt on ikka võtta küll Ülkeril palju mehi või Tšogul Fenerbahce'il. Ja läheb Slovkasel ka teine viga sisse, ise sisse siis. Ja Pandos tuleb üle. Kalinic jääb sinna talle juurde ka, vähe segama, nüüd läheb, võtab üles oma mehe, Ulanovase leiab üles sealt Davis. Tuberglu ja Davis võtab jälle ette ja Tuberglu pealt. See on hetkel auk, mis lekib korralikult. 86 minutit see mees keskmiselt mänginud on ja vahetus tulebki juba. Tuberglu lahkub ja sealt tuleb siis Jason Thompson tema asemele. Ja kas nüüd tundub nii, et kas Vesselit ei aasta veel. No vaatame, mismoodi Thompsonis hakkama saab. Igal juhul Tuberglu hakkama ei saa. Tupan on alli, võtab üks siit ette. Ja viga tuleb ja Axel Tupan saab vabaviske joonele. James Donalli saab siit oma esimese vea. Ja Fenerbahce'l on vead täis. Seda siis 3 minuti ja 22 sekundiga. Tupan paneb vabaviske ära. 4-4 pani siis mees 3 punkti viskeid Barcelona vastu eelmises mängus ja viskas seal oma karjääri kõrgemalt 21 punkti. Ja taas nüüd siit 8-2 tuleme. Nagu ise mees ütles, et hooaja algus natuke võttis aega, kõige uuega kohanemine, aga nüüd tuleb ennast küll väga hästi. Slovkas. Melli. Kalinic. Melli veel ja seal on Ulanovas juures ja surub mööda Nicolo Melli selle palli, nõuab küll viga, seda ei tule, Tupan tuleb nüüd üle, nüüd ei kaota palli, ehkki lähedal oli sellele taas. Jakunas versus Kalinic, korvi alla, Davis, oi, kuhu lööb Melli selle palli läbi laua, aga võetakse viga ära ja Melli veel ikka jätkuvalt küsib, kas mulle teisel pool ei olnudki viga, ei olnud. Ja siit tuleb Nicolo Mellile, vaatame seda korra veel, hea sööt Jakunaselt Melli. No selge viga siin oli, jaa. Aga siit siis teiselt poolt vastu ja no siit viga ei tulnud ja Melli on närvis. Brandon Davis vabaviske joonele. Pika mehe kohta super hästi viskab mees vabaviskeid 17-st, vabandust 59-st 52 sisse. Ja paneb selle ka ära. 4-4 on hetkel Žalgirise vabavisked täna. Melli. Slovkas tuleb palliga taas jälle üle. Annali. 10 sekundit ja rünnaku lõpuni. Tupan on sisuliselt senigi mängust välja võtnud. Nüüd Annali juba selliseid hädaviskeid ja natuke proovib, et tahab ka tunnet sisse saada, aga ei saa. Ulanovase, Kalinic on juures.
läheb Ulanovas tegema ja keerab sealt. Ja ei olnud just kõige kiiremat liigutust, aga keeras ikkagi ära selle. Ja Kalinic ei saanud täpselt lõpuni aru, mida nüüd väike Ulanovas seal tegema hakkab, aga ära tegi. Ja hästi viskab hetkel, no ei olegi Žalgiris mööda visanud ühtegi viset. No Slovkas paneb kolmese, paneb mööda. Ehk siis Žalgirise viskeb väljakult 4-4, vaba viskeb 4-4. Nii saab mängida küll. Ühtegi mööda viset esimese 5 minutiga. Jankunas. Ja viga on see ja vead on täis ja Jankunas läheb vaba viske joonele. Ja kordi alune tekib hetkel, Žalgiris ei ole võtnud ühtegi 3 punkti viset, nad polegi vaja, ei peagi viskama, kui Vassili Mišis tuleb väljakule. Ja Kevin Pangos läks ära ja esimesed vahetused siis Žalgirise poole pealt. Annali läks minema ja sealt tuleb siis Marko Buduric väljakule. Ja Jankunas paneb veel ühe vaba viske ära, 5-5. Päris erakordne veerand, ühtegi mööda viset Žalgirisel pole. Ja ei tule ka siit. 14-7. Ja Slovkas pall. Ja sealt pingi pealt on vaatame, mis hetkel Obradovic, Luigi Tatome, Veseli, lõiknud mehed ja sealt nüüd lüüakse Buduricilt pall käest ära. See mees on 3 joonadalalt ka väga ohtlik ja 9 järjestikuses mängus. Marko Buduric on 3 kotti pannud. Brandon Davis saab siit teise vea ja siit tuleb nüüd televisiooni time out. No Žalgirise protokoll on väga lihtne ja sirgjooneline. 100% mäng siiamaani. Küll aga siis mängust on saanud vaid 1 punkti hetkel Fenerbahce meeskond. Him as a teammate, and I'm happy for the group of guys we are. It makes my job a lot easier, knowing that I have Nick on the back of my shoulder, knowing that he's there to back me up. I think there is a strong bond between the two, and I think they help each other in understanding, what's going on the court and off the court. Brad is always a presence, both defensively and offensively. For defense, did you see his arm in his hands? Man, he has to be the still leader he really is. He's a great defender, but he's a great mind also. He has high IQ for the game of basketball, Sometimes he's 2-3 steps ahead of everybody else on our team. No siin siis 2 sõbra omavahelised kiidulaulud. Brad Wanamaker, Nikola Melli ja Wanamaker ei ole veel täna tulnud. Veseli pole tulnud, Dixon pole tulnud. Tatome pole tulnud, ehk põhimõtteliselt siit võib tulla viisiku jagu mehi, mis igas teises meeskonnas oleks ka jälle algviisik ja võib samamoodi see viisik olla mõnes mängus, mille ette lugesin hetkel ka algviisik. Ehk see hetkel Žalgiris juhib 14-7 ei tähenda veel mitte midagi. Jason Thompson korraks palliga, Buduric, Slovkase ja selle jutu juures jäime pooleli siis vaid 1 mängu korvist või mängust on saanud 1 korvi. Seni siis Fenerbahce, Buduric paneb nüüd mööda, ehk 203-0, 302-1 ja ülejäänud punktid 4 on tulnud Fenerbahce'ile vabaviske joonelt. Tšupane, Misic ja Antonas Kamaljauskas on tulnud väljakule ja läheb Misic katte tagant viskele ja jätkuvalt kotis ja loeme selle seeria siis lõpuni ära, millal see esimene möödavise tuleb. 6 minutit on mängitud, Žalgiris pole ühtegi viset mööda visanud ja Veseli ja Tatome panevad seal särkipüksi ja on valmis tulema. Slovkase, Kalinic, Thompson, 5 sekundit jääb ja tegelikult see rünnak ikkagi ei toimi ka väga hästi hetkel. Fenerbahce'il normaalseid viskeid ei tehta, see ka ei loe, kui läheb, ei loe. Ja sul on esimese veerandajaga 2 rünnakut juba sellised, kus Fenerbahce ei jõuagi viskele üldse. Mis on ikka täiesti sensatsiooniline, võiks öelda küll. Ja nüüd tuleb Arturas Mijantis ka veel väljakule. See oli siis mees, kes selle suure 3 pani selles esimeses võidumängus, mis ajas ikka pööraseks Jasikevitšuse. Ja Milakise õnneks ta pani selle sisse, et oleks ta mööda pannud, siis oi, paha. No nii, Aaron White tuleb ka väljakule. Ulanovas, Misic. Ulanovas saab palli enda koha peale.
Nüüd Vesseli vastu sealt päriselt niimoodi minna ei saa. White ja jooks antakse siit hetkel Melli vastu mängides Aaron White'ile. 3:40 esimese veerandpäeva lõpuni. Fenerbahce meeskond, 7 punkti seni visata. Euroliigas viskab Fenerbahce keskmiselt 80,3 Tatome. Nüüd saab Melli täitsa vabalt panna ja paneb selle mööda ikkagi. 3-1 on 3 punkti viskab hetkel ja Melli on närvis. Misic võtab Kudurici ette, korvi alla White. Sööt läheb meil välja, Ulanovas, Misic. Korvi alla, Atanas Kavaljaoskase vastu viga. Jan Vesseli selle teeb. Ja see, mismoodi täna Žalgiris otsib korvi alla, ma ütlen, et see on ootamatu kuidagi Fenerbahce'ile ja sealt on tehtud vigu, pead on ammu täis. Ja Žalgiris on vabaviskejoonel ja korvi alt lammutab ja on jätkuvalt ühtegi 3 viset veel võtnud. Ja Atanas Kavaljauskas vabaviskejoonel, pane 2-2 ja jätka seda seeriat, et mööda viset ei tehta. Ja esimene on Kavaljaускase vabaviskeprotsent on 77, nii et siin on 2-2 ainest küll ja küll. Sest et ei ole minu silmad näinud seda, et terve veerandaega mängitakse ära ilma ühegi möödavisketa. No nii, jätkub see seeria. Slokase ja 8 vabaviset esimese veerandajaga. Võib öelda küll, et Obradovic enne mängu ütles, et Jassikevitš teeb ülihead tööd treeneri pingil ja jälle on teinud, oleme ausad. Nüüd on vaja mingit teist käiku Obradovicile. Väga ümmargune on see mäng ja Kuduric sööt välja, Tatome on hea käega mees ja paneb kotti. Luigi Tatome paneb selle kotti, 3% on mehel 46, ma kordan 46, 79-st 36 sisse enne tänast. Nüüd siis 80-st 37. Misic. Kaua palliga läheb korvi alla ja nüüd läks esimene vise mööda. Ehk siis 7,5 minutit mängiti 100% korvpalli Žalgirise poolelt. Tatome, Kuduric, Tatome uuesti, Vesseli ja kohe keerub ja kohe paneb mööda ja Ulanovas päästab selle palli ja päästab nii, et Misic saab selle kätte. Olid läinud kõik Ülgeri Fenerbahce mehed juba kõik minema sealt. Ulanovas võtab Tatome ette, viga sealt ei tule ja see vise läheb mööda ja Melli saab selle palli ikkagi kätte. Nüüd puiselt läks sealt üritama ja näete, kes tuleb juba uuesti väljakule, Paulus Valinskas ja Valinskas saab neid minuteid siin nüüd hästi. See Beno Udriki korraks meeskonna tulek oli ikkagi lihtsalt tõdemus, et vanameister ei pidanud vastu. Ja nüüd on Paulus Valinskas võtmas oma esimesi minuteid täna ja tuleb ka Brad Wanamaker. Beno Udrik, näete, istub seal hetkel ka veel meeskonna pingi otsa peal seal. Tsiviilriietes. Nüüd Jan Vesseli vabaviskejoonel ja paneb kotti Vesseli. Vesseli on siis täna meeskonna eest mänginud keskmiselt 27,1 minutit, vahel vaid ühe mängu ja vabaviskeprotsent on mehel. See on 99 vabavise, mis ta viskas ja see on 100 ja 100-st on pannud nüüd 70 kotti ehk 70% on mehe vabavisked. Mees, kellel aastaid oli see 40 ja 50 vahel. Misic. White. Valinskas. Ilaknis. Ja läheb Valinskas edasi korvi alla ise ja peab viskama ja läks lõpuni ja toob sealt 2 ära. Milline algus Paulus Valinskasele ka selles mängus. Wanamaker, Misic on tema juures nüüd. Kuduric. Ei läia see pall teed sinna korvi alla kuidagi, nüüd sööd Wanamakeri kolmene ja on kotis. Brad Wanamaker paneb ära ja saab päris lihtsalt sealt viskele. See loomulikult ei meeldi. Wanamakeri 31. avatud 3 punkti vise tänavuse loojal ja sööd korvi alla ja White ei küsi. Kerkib ja paneb ja Vesseli võib sinna üritada kulpi minna panema, aga hiljaks jääb.
ja korvi alt ikka lõhutakse sealt korvi alt. 10-9-7 on 50 hetkel. Nüüd läheb pall kaotsi Vanamakerin Misic. Heastab oma eelmise kaitsemängu väikse Blacki. Saab selle palli kätte ja proovib ise kohe kahest panna ja paneb kotti selle ka. Ja 24 punkti veerandajaga Fenerbahčele panna. Melli enne mängul korrutas üle, kuidas me peame kaitses hästi mängima, et Žalgiris viskab palju punkte. Ja ega ta muidugi ei eksi ja viskabki palju, aga 24 ühe veerandajaga on ikka väga palju ja Žalgiris lisanud siis Euroliigas 82,3 punkti per mänge. Ja nüüd minnakse lõpuni ja sealt toob Marko Guduric ka 2 punkti veel ära siia veerandaja lõppu. Väikene paus meilt siit Žalgirise areenalt. Väga võimas esimene veerandaeg ja oleme kohe tagasi. Tagasi pildiga Žalgirise areenal oleme ning päris huvitav on see tehniline protokoll küll esimesest veerandajast. Žalgiris ei võtnud ühtegi 3 punkti viset, aga kahesid pandi 10-8 ehk korvi alule täielikult plekkis seal Fenerbahče meeskonnal. Vaba viskeid pani Žalgiris 8-8. Samal ajal ei pannud praktiliselt ühtegi 2 punkti viset Fenerbahče meeskond vastu. See viimane Marko Gudurici korvi alt, see oli esimene kahene, mis neil sisse läks, ehk 5-1 2 punkti visket ja 3-5-3 ning vaba visked siis 6-6. Ja võib öelda küll, et vähemalt esimese veerandaja taktikaga Jassikevitšus mängis Obradovici üle. Teine vaatus hakkab. 3 tükki on neid vaatuseid veel jäänud. Ja Pangos, Valinskas, Kavaljauskas, Milatis ja White, selline viisik on hetkel siis väljakul. Guduric, Slovkas, Tatome, Vanamaker, Veseli on vastas ja Pangos läheb ja võtab 2 ja Pangos paneb mööda selle ja Jan Veseli võtab selle lauapalli sealt kiiresti ära. Veseli 27,1 minutit, nagu öeldud, 13 punkti, 5,1 lauapalli keskmiselt mängus. Ja ikka on kaitse ikkagi päris hea Žalgirisel ja kõik mehed astuvad sealt korralikult välja. Veseli ja läheb ja 2+1 tuleb siit. 2+1 Jan Veselile. Kevin Pangos tahtis viga teha, tegi ka vea, aga kui sa oled nii väike, siis sul on Veseli vastu raske. Ja läheb Veseli vabaviske joonele. 4 punkti on tema arvel hetkel. Ja tuleb ka 5 ja vabaviskeid pannud mees 3-3 ja 7-7 on nüüd Fenerbahči vabaviskele. Pangose. Milatis. Pangos uuesti. Mis hetkel siis esimene 3-le võetakse. Žalgiris on Euroliigas 3 punkti 50%, üks parimaid. Kas nüüd läheb sealt 2 teele? Ai, mida teeb Valinskas? No mees praktiliselt ei näinud ka, riietusruumi kapi tagant paneb selle viske teele, aga kotti paneb koos Sireeniga. Jan Veseli, Tatome ja läheb ka katku tagant 3-le, see läheb mööda. Vanamakerile kukub otsest sülle see pall. Ja ründelauda nüüd siit natukene tuleb Fenerbahčile ka. Mitte liiga palju, see on teine. Samal ajal Žalgirisel pole ühtegi, aga Žalgirisel on raske. Nii. Kavaljauskas on siit viga. Ja Paulus Jankunas tuleb tagasi. Jankunas tegi täna mängule väga hea alguse. 4 punkti hetkel tema arvel on ja 1 lauapall ka. Kuna selle neid lauapalle võiks kukkuda kaitses täna 10. Ja kui täna ei kuku, siis varsti ikka kukub ja siis on Paulus Jankunas Euroliigas enim lauapalle, kaitselauapalle võtnud mees. Hetkel hoiab seda enda käes siis Janis Burussis 1164 lauapalliga ja nüüd on siis 1155 neid Jankunasel. No nii, ja siit tuleb siis Melik Mahmadolov, kellel siin hooaja jooksul on olnud justkui probleeme
peatreener Obradovičiga. Ja Türgi muu meedia kõik teab neid probleeme rohkem võib-olla kui Melich ja Obradovitš ise. Kui teda on siin juba erinevatesse teistesse meeskonnadesse paigutatud, aga siin ta on ja väljakul ta on ja ise on öelnud, et probleeme ei ole. Vähemalt neid, mida avalikkusega arutada. Aga tõsi ta on, et Melichi mänguminutid on väiksemaks jäänud 6,7 keskmiselt ja 17 mängu on ta kaasade saanud teha. Küll aga siis ei ole täna jätkuvalt saanud veel võimalust Bobby Dixon, kes ka siis siin pikalt haige oli ja on vaid 13 mängu tänavusel hooajal kaasa mänginud, 10,1 minutit keskmiselt. Ja siin siis Ben Udrich, kes vaatab seda mängu täna Camptonis pealt. Misic. Ja otsib sealt Milakis oma kohta, leiab selle kolmese koha. Ja kõik ju teavad, mis liikumine see on, absoluutselt terve Euroopa teab seda. Aga Arturas Milakis ikka leiab selle koha endale viskamiseks ja paneb kotti. Ja esimene kolmele vist teele täna Pannis Algerise poole pealt, ka see on sees. Ja time out tuleme, 29-20. No, kui nädal tagasi ütles Jassikevitšus, et mängiti oma hooaja parim mäng, siis vähemalt hetkel need minutid, mis siin mängitud on, see on puhas kuld, see on puhas kuld. Ja siin siis näha Tärniga kaks meeskonnad sees ka ja Pireus Olümpiakos on saanud koha play-offides juba 100% kindlalt. Ülejäänud mehed siis veel heitlema selle eest peavad. Ja kui mõni arvab, et hooaja lõpp tuleb seal CSKA ja Olümpiakosega Salgrisel võib-olla lihtne, kuna asjad on selged nende meeskondade jaoks, siis selle põhiturniiri võitmine on kindlasti tähtis ehk saada endale võimalikult siis halvem vastane sealt vastu. Noh, kui me seda tabelit vaatame ja eeldame, et kui tabel oleks täna lukus, siis CSKA oleks võitja ja mängiks siis Maccabiga oma kohtumisi ja Olümpiakos mängiks Himkiga. Veseli, Tatome, Kuduric, kui nüüd püksid jalga saab, siis mängib edasi. Ja Melich Mahmadoglu. Ja Tatome läheb kolmest panema väga raskel ise. Ja näete, mismoodi lõpuni Aaron White teeb ennast nii suureks kui võimalik, et see vise teha nii keeruliseks. Ja ta suutis selle viske ära segada ikkagi. Jankunas, Misic. Ja taas tuleb siit Milaknise. Misic veel, 8 sekundit jääb, White, Misic ja paneb sealt Veseli liikuma. Jankunas, viset on vaja ja mööda läheb, aga lauapall ei, Melich saab selle kätte. Aga üksi on Melich, üksi on. Natukene Misic juba tagurdus kaitsesse. Ja oli liiga kaugel, et selle pallini jõuda ja nüüd Jankunas hoiab korraks õlast kinni seal. Jan Veselit ja kohe selle eest tuleb Paul Jankunasele ka viga, seda on teine viga. Ja Misic läheb ilmselt pingile ja tuleb sealt Kevin Pangos väljakule tagasi. Ei, Misic jääb ka, nii et Misic, Milaknis, Pangos, White ja Jankunas. Wanamaker, katse tagant läheb kolmele teele, läheb mööda ja White saab selle vabapalli kätte. Ei ole ründelauda pall tõesti kellegile siin täna jaotatud. See on Salgrisele 10. kaitselava pall, mis saadud on. Ja sealt läheb Misic'i kolmene. Ai, kui see ka kukub. Ja nüüd, kui korvi alt tõmmatakse kokku, siis läheb söök välja. Ja sealt antakse kolmesega tulla. Ja just kui tundub, et võimatu on mängida Salgrise vastu täna. Vähemalt hetkel siiamaani veel. Aga mäng on oi-oi kui pikk. Kuduric. Wanamaker. Siruli maas. Ja pooleks pall ja pall on Salgrise oma.
ja no viskekohti ei teki Fenerbahčil. 8-3 kolmeselt, 8-2-2, ainult mis ära pannakse vaba visket, 7-7 ja vahetusi tuleb, Nikola Kalinic tuleb tagasi väljakule ja sealt paistis ka Kostas Loukas juba tulemas ja nüüd on Obradovic tõesti kõiki mehi proovinud ja ütleme nii, et ka Žalgiris on väga palju vahetusi teinud. Žalgirise vahetused toimivad, midagi erilist ei juhtunud Fenerbahčil, kui ka uued mehed said proovida. Misic. Pangos ja jooks tuleb sealt Misicile, tuleb see palli kaotus. Ja noh, see on nüüd arvult hetkel 5. palli kaotus Žalgirisele. Ja 6 minutit ja poole aja lõpuni Axel Dupin tuleb väljakule. 6 minutit mängis esimesel veerandajal ka. Ja Brandon Davis on päris kaua juba pingi peal olnud. Davisel 2 viga, nii et tasutada hoida siin nii kaua kui võimalik. Hetkel ei ole ka reaalset põhjust väga ta platsile tuua, väga lühikese koosseisuga ikkagi hetkel Žalgiris mängimas on, eriti arvates, et Veseli ja Melli on mõlemad väljakule. Ja ka sellise koosseisuga hetkel Fenerbahčil pole ühtegi üks ründelava pall siiski on, see kukkus Vanameikerile sülle. Melli ja võtab selle oma viske, see läheb mööda ja Milakis on lauas ja sealt Luigi Datome teeb selle vea ära ja ei vaidle vastu. Viga on viga. Kui keegi päriselt ka oskaks seletada ära selle, mismoodi ikkagi Jasikevitš selle Žalgirise mängima pannud on. Tupaan tuleb üle. Pangos. Ulanovas ja jälle on minek. Sööd välja Milakis, 5 sekundit Pangosele. Oli koht olemas, Loukasel käed küljes, Loukas teeb ka kaitsesid tööd lõpuni, hästi teeb lõpuni ja Mellist läheb see pall välja. Tegelikult välja läks Mellist, kõik õige. Nii oli. No kas vaadatakse telekat või mitte? Ei hakata vaatamagi, kõik oli niigi selge. 5 minutit ja 10 sekundit jääb minna. Dupin. Pangos. Kaitse palju tihedam Ülkeri Fenerbahči meeskonnal. Ja Kunas. Sealt Loukase vastu peaks tegema ja hakkab tegema ka kohe. Väga hästi oli jälle mängitud, väike mees ei jäänud Kunase peale sinna kaitsesse. Ja see tuleb ära kasutada see olukord ja Kunas selle kohe ka ära kasutas. Aga nüüd vabaviskeid siit veel ei tule. Vigadega vähe, Hellemaalt on ringi käinud nüüd Fenerbahči meeskond. Mäletame, et 3 minuti ja 20 sekundiga olid vead täis esimesel veerandajal. Selle tulemusena sai 6 vabaviset, oli 8 vabaviset esimesel veerandajal. Kas sellel veerandajal üldse on solus vabaviskeid saanud? Pangose. Milakis otsib oma kohta, Datome on juures, tal tuleb Milakis, ei saa, hästi Datome teeb kaitses töö lõpuni. Ja Kunas saab 2 panna ja laseb mööda selle ja Slovkas on lauas. Ja nüüd kukub see protsent, hetkel 80%. 64 on see Žalgirisel, 3% on jätkuvalt 100. Nüüd teeb Veseli sinna pikali maha. Pangos tegi talle natuke haiget nüüd seal. Kui Pangose viga, siis Pangose muidugi see on 3. viga ja see on nüüd paha lugu. Pangos täna ise veel 0 peal, 2 söötu, 2 lauapalli. Väljakud lihtsalt 8-0, aga Pangos on ka väga sageli teise poole mees, võiks öelda. No me võime ise kõik arvata, mida Pangos seal tegi. Kasutas selle juhuse ära, arvas, et äkki kohtunikud ei näe, aga nägid, sest et pigistas liiga kõvasti tundnud nii. Kuna Veseli ikkagi langes kui loogu. Veseli. Slovkas. Ja Slovkase 3 läheb teele ja see läheb mööda, Milakis lauas, Slovkas vähe kogub ennast sealt. Jalale haiget on teinud, üks mees on rohkem hetkel, nüüd jõuab Slovkas tagasi. Ja Ulanovas proovib Melli vastu teha oma trikke ja paneb mööda ikkagi selle, Datome saab palli kätte.
ja Slovkas tuleb üle, pluss 12 püsib, 20 punkti on Fenerbahce lisanud. 4 minutit on minna poolaja lõpuni. Nelli tahab vastu teha nüüd sealt Ulanovasele. Sööt välja. Ja Kalinic paneb 2 punkti ära. Kalinic paneb sealt 2 punkti ära. Ja pluss 10. 4 minutit mängida. Vile on kõva saalis. Ja vist tuleb televisiooni time out ka. Ja Veseli tegi siin ka. Vaatame, mismoodi Veseli nüüd paneb siin Milaklisele küünarnukiga. Ja Waterboser ei vaadanud sinna poolegi üldse, jälgis ainult Kalinicit seal. No nii, esimese poole lõpuni palju pole jäänud. 32-22. Sellel veerandajal skoor on nüüd kuri kasvama. 8-5 on selle veerandaja skoor. Ja sellel veerandajal sellest 8 punktist on siis 2 tulnud 3 joone tagant. Ehk 2-2 on 3 pandud. Nüüd see korvialune on justkui kinni pandud Fenerbahce'i poole pealt. Üle välja peal käiakse. Ulanovas, Dupin tuleb selle palliga nüüd üle. Misic, White ja Brandon Davis on ka tagasi väljakul. Davis mängis siis 5 minutit esimesel veerandajal ja väga hästi mängis Misic ja keerab sealt ikka mööda. Ja Brandon Davis läheb. Kus on ikka ümbersünd sellel rennal küll olnud. On ta nüüd käinud psühholoogi juures või on lihtsalt asjade üle järele mõelnud. Aga vägevalt läheb mees ja vajutab 2 ära ja 8 punkti on tema arvele. Tatome. Slovkas. Sööb välja Kalinic väga hästi. Slovkas ta leiab, aga Kalinic paneb selle viske mööda. Ja Misic tuleb palliga üle. Ja taas on pluss 12. Ulanovas, Dupin, Brandon Davis tahab veel palli saada. Nüüd ta ei karda juba Veselit ennast ka mitte. Vahetus on toimunud, Slovkas on seal Davise peal ja nüüd topiti seda sööb. Saab tagasi Dupin, saab tagasi. Misic 3-4 ei lähe. Aga oli see õnnega pooleks tagasi tulnud pall Žalgirisele. Ja kõva võitlus seal käib ja tundub, et Fenerbahce'i mehed saavad siit vea. Nikola Kalinic on pea, see on Fenerbahce'ile 4. viga. Ja 5 punkti sellel veerandajal siis on 7 minuti ja 10 sekundiga Fenerbahce lisanud. Davis ja sööd korvi alla ja nüüd sealt White seda kätte ikkagi ei saa. Slovkas palliga üle. Veseli, korvi alla, Kalinic keerab kohe sealt ja keerab ära. Natuke hiljaks jäi Ulanovas oma kaitsese tulekuga seal. Ja Kalinic oli kohe edu sees. Ja toob 2 punkti sealt Kalinic ära. Kalinic on nüüd skoori siin natuke teinud. 7 punkti peaks olema tema arvele. Misic korvi alt ja tõstab sealt Vassili Misic 2 ära. Ja 9 punkti on tema arvele. Ja Slovkas tuleb üle. 9 punktiga on aga oma meeskonna resultatiivsem siis Vassili Misic. Ja ka tuli vahetus, mitte algkoosseisust. Veseli ja 2 sealt tulevad. Ja üks selline korv mängus ikka tuleb ja kas siit tuleb tehniline viga, igatahes mingi vile nüüd käis. Ja mingi seletamine seal nüüd toimub. Ai, see on Jašikevitšus, kes häälte. Ja Slovkas katab siis hetkel Vassili Misicit. 12
16 punkti on Žalgirisel teisel veerandajal täis. Selge see, et Obradović, vana kaitsespetsialist, et tema meeskonna vastu ikka igal veerandajal 24 ei visata, aga piisab ka 14-st. Kui Aaron White läheb taas jälle korvi alla ja jälle sealt lekib ja Nelli võetakse 1-1 ette. Slovkas proovib ka korvi alla mängida. Melli. Slovkas uuesti. 8-2 punkti visend on Žalgiris rohkem võtnud. Tatome. Mis kaitse. Kolmas kord, kus ei saa 24 sekundiga viskele. Oota, aga mis siin nüüd ära anda on? Oi, nüüd on valesti. Miks nüüd antakse uuesti pall? Nii, vaatame siit. Oli otsa ei ole peal küll, aga mis see kell seal üleval nüüd teeb? Aeg on täis, enne kui võtab Dupaan palli. Ehk siin oleks pidanud olema laua sireen ja pall Žalgirisele. Kõik õige. Ehk lauasireen kas nüüd tuli või ei tulnud, aga seda ei peatatud sellega mängu. Ja pall läheb siin Žalgirisele. Annali tuleb väljakule. Dupaan võttis selle mehe mängu alguses täiesti ribadeks lahti, võib öelda, ehk et Annali ei saa mitte midagi tehtud. Ometi tänavusel hooajal keskmiselt 10,7 punkti mängus ja 3% Annalil on täiesti, no võiks öelda katastroofiliselt hea, kui sellist tohib öelda. See on 51,52. Vabandus on veel suurem, vaatame üle, see on 59%, 61,36 on sisse pannud. Ja kogu karjääri jooksul on Annali Euroliiga 332, 68. Dupaan võttis selle mehe täiesti maha. Nüüd võitleb seal Mišist taga ja nüüd saab ka ühe kaitsevõidu siit Fenerbahce. Ja meil vahetuses tulevad Paulus Valinskas. Tuleb väljakule, Valinskas pole täna veel ühtegi möödumised teinud, 2 viset mõlemad kotis. 4 minutit mängis esimesel veerandajal ja nüüd Dupaan läheb siit pingile. Siit tuuakse veel Martinas Sajus ka. Lihtsalt sellised poolaja lõpu vahetused. Brandon Davis võetakse sellepärast ära, et Davisel on 2 viga, nii et siin on kõik läbi arvutatud. Ja Šikevitš, kui temal mitte, siis abimehed kindlasti seda ütlesid, et Davis ei pea hetkel kaitses mängima oma 2 veaga. Et ei tuleks 103 viga. Ja las Martinas Sajus läheb ja raiub, kui vaja. Slovkas korvi alla. Ja nüüd saab Tatome vabalt panna ja see ei pane mööda. Ei pane, seda võib ette öelda, et selle koha pealt Luigi Tatome nii vabalt mööda ei viska. Ja Luigi Tatome paneb selle 3 jälle ära. Ja Tatomel täna 3 4-2. Aga need eelmised 2, mis ta mööda maininud, olid sellised hädavisked rünnaku aja lõppedes. Aga selle koha pealt siit ainult saama käega järgi ja küll ta läheb. 4 tabav 3 täna siis Fenerbahcel. Hetki siin veel ja Brandon Davis on täna jälle väga positiivsest küljest ennast näidanud. 3-3 on mehe visked väljakult ja kui sa nii viskad, nagu ta viskab, siis on ju raske mööda panna ehk surub sealt need pallid ära.
ja kadunud on see häbelik Brandon Davis, keda me siin hooaja alguses nägime. White. Mišis toob palli üle, Melli on tal juures, 30 sekundit jääb poole aja lõpuni. Vahetused on toimunud, White ja nüüd topitakse sinna Davisele jälle. Ja pall jääb hetkel ikkagi veel Žalgirisele, küll aga jääb siit 10 sekundit rünnaku lõpuni. No, kohtunikud oma lemmikfraasi veel kuulnud ei ole seal saalis täna. On asjadega hakkama saanud. Mišic ja läheb torvi alla ja küll on osav selles 1-1 mängus. Ja kui tal see kulgema hakkab, siis seda pidurdada on täiesti võimatu. Natuke nagu eile Fabian Cosseur. Ja nüüd on tõesti Vassili Mišic tegemas jälle vägevat mängu koduväljakul. Tal võib-olla väga tihti see välja ei tule, võõrsil paremini mängib Mišic. Aga täna tõesti hetkel nagu kulda ja 11 punkti on tema arvel. punkti, 3 söötu, 2 vahet lõiget, 1 palli kaotus, 2 lauda, rankingu punktid 14. Ja nagu näha, viskeid võtab igalt poolt, andke ainult kätte, ma panen igalt poolt. Ja loetud sekundid jäänud siia poole lõpuni, 15,2 täpsemalt, pluss 11 Žalgirisele. See muidugi ei tähenda veel mitte midagi. Aga esimene poolaeg on tõesti mängitud fantastilist korvpalli, julgen küll öelda. Slovkas. Ja Veseli, ja nüüd minnakse tehakse viga, Ulanovas teeb selle vea meelega ära. Üritas vist teha viga nii, et Veseli saaks oma viskeid veel. Aga tundub, et saab. Ja Veseli täna vabaviskeid ju mööda visanud ei ole, et on pannud siis 3-3 ja 7-7 on Fenerbahce vabaviskeb täna üldse. Läheb Malinskis ära ja tuleb ka veel Brandon Davis siia rünnakufaasi, et selleks 4 sekundiks valmis olla. Ja saame näha, Pangos tuli kaasa. Ja Veseli paneb 4-4. Eluseeria. Ja 5-5. Ja kuidas nüüd lahendavad selle? Mišic, no ilmselt peab sealt keskvahel kuskilt peale viskama. Ja jooksu jõuab sinna teha. 0,7 sekundit, siit vast ei jõua enam viskele või mine sa tea. Palli kaotuseid 7 tükki hetkel, see on päris suur number, isegi võiks öelda. Aga no mitte liiga hull. Ja sealt nüüd üritab lükata Veseli, lükkab mööda, pluss 9 jääb Žalgirisele, 40 teistsugune algkoosseis nüüd ka Fenerbahcel võrreldes mängu algusega. Slovkas, Melli on ainult 2 meest, kes sinna jäänud on, Vanamaker, Tatome, Veseli. Need, kes alustasid pingilt kõik seda mängu, on nüüd tulnud platsile põhikoosseisus. Slovkas, Melli, Vanamaker. Ja 5 sekundit jääb, kas see pall hakkab nüüd kiiremini liikuma või hakka. Ja ikka tegi töö lõpuni seal Brandon Davis, tõsi, lauast poolt seal nüüd kedagi enam. Veseli võtab selle ründelaua palli, aga kohe kaotab ka selle. Ja nüüd tuleb viga ja vea teeb sealt Jan Veseli ja Dupin kiirelt üle. Ehk kui see pall kätte saadi, siis Fenerbahce tagasi jälle ei jõudnud. Žalgirise energia pole kuhugile kadunud. Ja Dupin vabaviske joonele. Täna 2-2 temal. Kõik mehed on täna kotti pannud vabavisked.
ja nüüd enam mitte. Nüüd paneb Dupin mööda. Teine läheb ja iga punkt on tähtis, ülitähtis. Loukas. Vanameiker, Dupin on seal juures, Veseli teeb seal suurt katet jälle, vahetamaski ära. Nüüd on Davis tagasi oma mehe juures ja jälle on 5 sekundit rünnaku lõpuni. Vanameiker ja koperdab selle ise hetkel, sööt väljas Loukasele ja läheb sealt raskel ise teele, mööda läheb seal ise ja Jankunas on lauas. Ja tullakse jälle hooga üle, Dupin võtab kohe ette, ei võtab hoo maha. Misic ja no põhimõtteliselt ikkagi midagi ei toimu ennem kui 10 sekundit ja rünnaku lõpuni, siis Fenerbahce midagi hakkab välja mõtlema. Ei ole paremaks läinud selles olukorras midagi siin, kus Loukas koputab selle Ulanovasele vasta kukalt ja saab selle eest vea. Loukasele teine viga on see. Ei, Melli saab selle vea sealt endale, et Melli oli see hoopis. No hea küll. Ulanovas. Ulanovas veel ja läheb lõpuni, ai, oli olemas võimalik ise sealt visata, aga millegipärast oli välja mõelnud juba, et läheb söödu peale. Vanameiker hea sööt korvi alla ja Melli vajutame ja no põhimõtteliselt esimene lihtne korv tuleb siit nüüd ka Fenerbahcele. Vanameikeril super sööt, täpselt õigeaegselt teine restruktiivne sööt täna siit ja nagu me nägime, siis need kaks meest on head sõbrad ja leiavad üksteist hästi üles ja Vanameiker leidis selle nüüd üles, selle Melli. No nii, ja taas ikka jätkuvalt see filmilindiga kaameramees on kohal. VHS või mis pudru see oli omal ajal, aga näed, töötab. Misic. Ja sealt tuleb ründaja viga nüüd. Ründaja viga tuleb siit Misicile. Ja nüüd on Žalgirisel raske. Ja ütleme nii, et nii edasi läheb, siis Veseli peab hakkama hokivarustuses mängima. Vähemalt seda, mis vööst allapoole jääb, võiks kasutada. Kaunis palju on täna seal hakitud. Loukas. Vanameiker. Atome ja läheb kohe viskele Luigi Atome ka ja paneb kotti ja sellel mehel ükski närv ka ei liigu. Ja tuleb siit Fenerbahce. 6 on alles jäänud. Misic ja läheb ise ja väristab nüüd tema ka seal ja saab jälle kätte siit Fenerbahce selle palli ja kas Pangost äkki on ikkagi vaja nüüd. Loukas tuleb üle ja siit risti üle Vanameikerile. Veseli saab palli, hästi kaitses, võeti tagasi koht, 10 sekundit jääb rünnak lõpuni. Vanameikeri kolmene mööda läheb ja Jankunas saab lauapalli, aga ise rünnakul nüüd väga ei tule kaasa siit Žalgirise. Positsioonimäng ei tule hetkel enam välja. Misic. Dupin. Ja ikka on ainult 3-3-st võetud. Misic. Ja raske on. Ja nüüd seal kukuvad Veseli ja Jankunas. Ja kukuvad seal nii, et Veseli saab selle vea endale. 3 sekundit rünnaku lõpuni ja Veseli läks seal ikkagi mingeid võtteid tegema. Kõva võitlus käib iga meetri pärast. Ja Veselil kolmas viga. See on kindlasti hea uudis Fenerbahce'i poole pealt Žalgirisele. Ja tuleb uuesti tagasi Jason Thompson, kes siis ka proovis mängida 2.50 esimesel poolajal ja ei saanud hakkama. Tegelikult ei saanud hakkama. Ulanovas läheb ära ja Milaklis tuleb natukene, et oleks eemalt meeskond ohtlik. Dupin. Ja Milaklis täna siis 1-3 kotti pani.
Misic veel korvi alla ja nüüd läks sealt ikkagi lõpuni ja saab selle kulbi kirja. Melli paneb käe peale Misicile, Wanamaker. Antanas Kavaljauskas on tulemas. Ja Melli kolmene ja vabalt saab panna ja no, küll nad ära panevad ja Nicolo Melli, see kolmene on ka kotis ja nüüd on timeout'i koht küll ammu juba. Nicolo Melli kolmesed tänavusel hooajal, see on tal 20. tabav, mis ta sisse pani. Täna Nicolo Mellile need söödud tulevad ja Wanamakerile neid sööte kokku nüüd juba 4. Ja on Pangos väljakul, Laukas ajab teda taga nüüd. Ja Kavaljauskas tuleb Brandon Davise asemele ja Kunas versus Melli. Kahekesi ollakse kohe peal seal ja Kunas uuesti Pangosele tagasi. Melli tegemas tööd seal väikse Pangose vastu, viseta varsti vaja, Milakis võtab raske kolmese. Ai, kui sellised lähevad! Ai, kui lähevad, siis on pidu Žalgirise õuel, aga oleme ausad, et see nüüd tegelikult päris mänguline vise ei olnud. Aga hullu peab ka vahel sisse minema ja see Milakise oma läks. 2-2 on Milakise kolmese, Tatome. Otsa ei ole poolt, mängib Milakis lõpuni ja ikkagi tuleb sealt viga. Ja Luigi Tatome läheb vabaviske joonele, tegemist on läbi aegade ühe parima vabaviskajaga Euroliigas. Ja tänavusel hooajal tõsi on lubanud omale luksust 5 tükki mööda visata, 38-33 on sisse panda, aga tal peaks olema see karjääri vabaviske protsent seal ikkagi 90 plussi peal. Ja paneb selle ka siit ära. Ja kui vabaviske joonelt mänge otsustatakse, siis täna on 11-11 Fenerbahčil ja 10-9 on Žalgirisel. Ja siit läheb üks veel. Nii, mis nüüd siin sellel härral viga oli? Oli Leedust autos. Pangos. Läheb lõpuni. Võtab ta Thompson vastu, Milakis üks veel ja see läheb mööda. Ja lauapalli, ründalauapalli, Antanas Kavaljauskas saab. Nüüd on Thompson seal peal, Pangosel suur mees, kuskil keegi on siis väikse mehega. Ja Kunas, Melli ja 2+1. Ai, kui tuleb 2+1 ja Mellil habe kärstab seal hetkel küll. Mismoodi see nüüd tuli, aga tuli. Ja nüüd on väga raskel hetkel saanud selliseid õnnekorve Žalgiris ka. Ehk see toob jälle seda eneseusku ja lootust, et siit võib tulla. Ühel hooajal 2 korda järjest võita Fenerbahči. See ei õnnestu just paljudel meeskondadel. Ja paneb Jankunas vabaviske otsa. 7 punkti Jankunase arvel. Ja 4 lauda ka täna. Meenutame, et 10 on mehel puudu. Enne tänast oli 10 puudu. Et tõusta läbi aegade parimaks kaitselaudade võtjaks. Nüüd on siis 6 veel minna, et Borussist troonilt tõugata. Ja Tatome korvi alla ja sealt oppa, viga ikkagi tuli. Ja läheb Jason Thompson vabaviske joonel, aga parem igal juhul nii. Eriti Thompsoni-sugune mees, kes 29-19 on neid sisse visanud. Küll sealt on ruumi eksida nüüd. No võib-olla tõesti Kavaljauskas ise arvas, et lõi ka puhtalt. Aga no selle koha pealt ikka harva jäetakse viga vilistamata. Ja Marko Guduric tuleb väljakule veel. Guduric esimesel poolajal ka käis, oli üks esimesi vahetusi. Lõpuks mängis 9 minutit, Kostas Loukas läheb pingile. Loukasega on täna hakkama saadud, 2 punkti on tema arvele. Nüüd paneb Jason Thompson ka vabaviske veel sisse. 12-12 ja huvitav, et jah, Bobby Dixonile täna minuteid ei anta, täna ta ei mahu. Ja ei eksi ka Jason Thompson. Nüüd on küll kõige viletsam vabaviskaja ka käinud joonel ära, aga ikkagi mõlemad kotise ja +5 Žalgirisele on jäänud. 2 viimast rünnakut on nüüd ikka õnne olnud küll kõvasti. Pangose, Jankunas, Džupan, Milaknis, Guduric on tema juures seal, Pangose versus Tatome, jälle on suur mees Pangose peale ja Pangos läheb korvi alla ja sealt tulevad Kevin Pangose esimesed 2 punkti. Kuskilt need peavad tulema ja need tulevad siit ja Pangos julgelt korvi alla ja Tatome ei jõua järgi.
Wanamaker ja White on tulemas, Misic on tulemas, Melli. Kuduric ja nüüd tulevad Kuduricid lihtsalt 2 punkti sealt. Ja ei hakanud seal Pangos viga tegema, Pangosel on 3 viga, nii et ei tahtnud siit 4. viga ka veel ära teha. Džupana läheb ise Kavaljauskas supersööt ja Antanas poiss paneb korvi alt sellise asja mööda. Wanamaker tuleb üle, +5 on veel jäänud. 4 minutit minna 3. veerandaja lõpuni. Kuduric sööt välja, Melli ei saa söötu korralikult kätte, Thompson Pangose vastu ja lahendab sealt ära Jason Thompson. Ja nüüd tuleb korvi alt vastu ja kogu aeg jääb Pangos sinna pikkade meeste vastu. Ja nii ei tohiks nii lihtsalt juhtuda. Pangos uuesti ja läheb ise ja paneb kotti ja nüüd on Pangose poolaeg hakanud, 4 punkti on tulnud ja viimased 4 on tema teinud. Ja ikkagi +5, veel peab Žalgiris vastu. Nüüd oleks kaitses ka vaja ühte õnnestumist, Wanamaker. 3,5 minutit selle veerandaja lõpuni, siis on 1 veel jäänud. Melli. Tatome. Tatome tahab sealt selge ees Milakise vastu teha, korra tegi see õnnestus, nüüd õnnestub ka ja Luigi Tatome. See ei kohise üldse, 12 punkti on Tatome arvele ja oma meeskonna resultatiivseim mees, Pangose, Milaknis. Džupani esimene 3 katse mööda läheb ja sealt lauas hoiab Melli kinni. Melli hoiab Jankunas kinni ja sealt tuleb Mellile viga ja Nicolo Mellile on see 4. viga. Nüüd on vaja mingit meest, kes saaks hakkama Luigi Tatomega. Kas äkki võiks proovida Aksel Džupani ta peab. Tuleb Nikola Kalinic platsile ja Fenerbahčil pead täis, see tähendab seda, et mingil hetkel ikkagi Žalgiris ilmselt saab ka vabaviskeid. Neid saadi esimesel veerandajal väga palju. Ja nüüd Jankunas uuesti joonel siis. Ja Džupan läheb üldse pingile ära. Ja Jankunas paneb. 4-4 ja oma viskab täna 8 punkti, 4 lauda. Ja 2-2. Ja ikkagi see 5 on hetkel olemas. Ja White tuleb nüüd Jankunase asemele. Ehk see viisik on nüüd sootuks teine Žalgirisel. Milaknis on sinna jäänud ja Milaknis on ikka Tatome peal. Wanamaker, Kalinic, Thompson ja Kuduric. Wanamakeril Mellit enam ei ole, kellele häid sööte siin jagada. Vaatame, kellele nüüd paneme. Vahetus on toimunud, 5 sekundit jääb, läheb Kavaljauskase vastu ja vähemalt 2+1 sealt ei tulnud. Ja Antanas Kavaljauskas saab 4. vea. See on Kavaljauskase 4. viga täna. Täna suurt mängu siit Kavaljauskasel tulda ei ole. 2 punkti on hetkel ta arvel. Need tulid vabaviske joonelt. 4 viga, 1 lauapall. Ja noh, oleme ikkagi ausad ka, et Kavaljauskas nüüd Wanamakeriga koos võidu joosta on vähe keeruline. Ja praegu Wanamakeri vabavisked tulevad siit. Mees, kes juhib Euroliigat vahetlõigetega, 1,6 vahetlõiget per mäng on temal. Ja paneb ära ja siit Dixon ainult tipsib keelt, tahaks ka, aga Obradovic ei luba. Pangos tuleb üle. Misic. Milaknis ja hästi Tatome astub sealt tagant välja jälle. Ei ole kohti, ei ole viskekohti, normaalseid kohti ikkagi ei teki. Kuduric, uskumatu kaitse, uskumatu liikuv kaitse on hetkel Fenerbahčel. Vägisi tundub, et jõuga võtab Fenerbahčit ära. Aga sinna on veel minna, 12 minutit. Pangose. Ja läheb Pangos ja teeb väga keerulise viske, paneb mööda selle. Ja Tatome saab selle lauapalli kätte. Ja kas jõuab Žalgiris tagasi kaitsesse või mitte. Kudurici käest pall.
ja sealt üle hästi mängitakse ja lihtsalt alla lükkamise vaev on see Jason Thompsonile. Super söödu leiab Guduric ja ongi jäänud 1 punkt eduseisus Žalgirisel veel. Pangos ei saa 3-st, ei teki kohta, Kalinic on nüüd juures ja nüüd võitleb seal Guduric White'iga. Nüüd vabaviski joonele Aaron White peab minema. Kui kuskilgi tuleb, siis vähemalt vabavisetest. Vead on täis selle agressiivse kaitsega, mida Fenerbahce on mänginud. Vead on neil nüüd täis. Ulanovas tuleb siit taas jälle väljakule. Aga selle agressiivse kaitse tulemus on see, et Fenerbahce juhib hetkel seda veeradaga 21-13. No nüüd 14. Ja 5 punkti on Aaron White'i arvel. Ja siit tuleb ka 6. Ja väikseid Ulanovasi ja kuunaseid Leedus tuleb peale kõvasti, ma arvan. Eriti tänavune hooaeg on süstinud veel sellesse hullu korvpallirahvasse, ma usun, soovijaid, kes tahaks Žalgirisest mängida, kes ei tahaks. Tatome. Ja läheb mööda ja ikkagi tuleb sealt viga ja see viga tuleb nüüd Jason Thompsonile. Ja Jason Thompsoni teine viga küll. Ja mees ikkagi küsime Robert Ottermannsonilt mitu korda üle, milliste reeglite järgi tema selle vea nüüd sai ikkagi. Ja me saame seda kohe näha, mis Aaron White'i lükkas minema lauas lihtsalt. Selle eest saigi. Ja asfaldimehed ka kohal. Arvata on, et Kaunases tänasel päeval sellel tunnil ikkagi keegi asfaldi ei pane, et siin vaadatakse mingi korvpalli. Nii, esimese pani Aaron White ära. 3-3 nüüd ja nüüd on tuld. Nüüd on need vead käis ja nüüd on saanud Žalgiris vabaviskeid ja mis peamine pannakse ära ja Thompson ei saa jätkuvalt üle. Ja teine läheb mööda ja nüüd saab sealt Kalinic selle lauapalli kätte. +4, +1 pealt. Ja näpud on vahel, pall jääb Fenerbahce'ile. Kalinic ei olnud viimane mees, kes palli muutub. Tuleb pallikaotus, 9 on pallikaotuseid Žalgirisel ja 6 pallikaotus peaks see olema Fenerbahce'ile. Ja Melli 4 viga ei lase näiteks Mikolo Mellis hetkel väljakule. 1 veerand aega on veel ju mängida. Misic ja sööt korvi alla ja White kerkib kohe. Ja mis söödu paneb Misic? 4. resultatiivne sööt nüüd siit, piuhve. Ja Aaron White vajutab ära. White'i arvel 9 punkti peaks olema. Ja jälle on vahe 6, jälle natukene lihtsam. Ja Guduric paneb 3 mööda, pall on lahti ja Arturas Milaknis saab selle lahtise palli lõpuks omale. Ja Obradovic mängis seda agressiivset kaitset oma parimate poegadega. Nüüd on mehed väljakul, kellel ei ole neid vigu nii palju ja nüüd tuleb ründeviga sealt. Nüüd tuleb ründeviga. Ja Arturas Milaknis saab selle. Ja nüüd on vead täis ka Žalgirisel. Ja
ja veel tuleb siia lõppu väljakule Paulus Valinskas. Ja leiab sealt kaitsest Kuduritši ülesse. See on selle veerandaja viimane rünnak Fenerbahčil. Vanameiker ja paneb mööda selle viske. Ja kas jõutakse veel viskele? White teeb sealt mingi viske, aga Tatome blokeerib selle ära. No nii, ka viimast veerandaega alustab Žalgiris eduseitus 58-52, aga see on esimene veerandaja, kui nad kaotasid 18-21. Kaotavad 3-ga ka viimase veerandaja, siis sellest piisab. Väike paus ja tagasi. Tuk-tuk. Kes tääl? Sibet altte. Ar žinai, kad reikia 5 minučių norint pradėti investuoti? Prekiauk auksu, nafta, akcijomis, valiutomis ir kriptovaliutomis su TMS Smart Trader. Išbandyk nemokamai su virtualia 50 000 eurų sąskaita. Parsisiųsk Smart Trader programėlę dabar iš tmseurope.lt ir gero rezultato. Tagasi pildiga oleme Žalgirise areenal. Ja no ütleme nii, et elas veel üle selle Fenerbahči tuleku ja just see, et Fenerbahči pead said täis, Žalgiris sai vabaviske joonele ja kuna vabaviskeid täna on siin hästi visatud, siis ka tuli punkte, tuli ka üks Pilaktis ja Hull kolmene, mis sisse läks. Aga nüüd vaatame, mis hetkel tuuakse jälle tagasi Veseli ja kompanii, kui nad seal juba ei ole. Ehk need vead on hetkel see, mis vähe muret teeb. Meelil 4 viga ja Veselil 3 viga. No 3 veaga võib veel punnida rahulikult siin. Viimane veerandaeg. Pangos, Milaknis, Misic, Jankunas, White. Ja jätkab nii nagu lõpetas, mulle tundub hetkel Fenerbahče, Kent Thompson ja sealt Pangos palliga ja nüüd on Slaukas jalgadele vahel. Ja Vanameikeri asemel on nüüd Kostas Slaukas väljakul. See on esimene ja ainukene muutus sellele viisikule, mis mängu lõpetas. White ja sööd korvi alla ja Misic saab selle palli kätte, aga uut rünnaku aega ei antud, seda peaks keegi nägema. Nii. Ahah. Miks nüüd mäng kinni pandi? See vajab seletamist. Et kas uut rünnaku aega saab Žalgiris või mitte? Kõik ju absoluutselt õige. Aga kas nüüd pannakse 14 sinna peale või jääb see 9 või 8, mis seal oli? Jääb 8. Misic paneb palli mängu. Pangos. Taas on jälle suur Hollis Thompson Pangose peal. Pangos saab 1-1 ette ja läheb lõpuni ja toob sealt 2 punkti ära. Ja tõesti Kevin Pangos. Esimesel poolajal 0. Nüüd on 6 punkti mehel kirjas. Ja vahet ei ole, kui lõpeb see imeline seeria, et 17. mängus ei pane ühte 3 totti. Täna on seda raske teha, sest ta pole ühtegi 3 peale visanud veel, aga nüüd teeb seda Kostas Slaukas. Ja vasakukäeline Kostas Slaukas paneb oma teise korvi tänases mängus. Okei, esimese üldse mängust, sest esimesed 2 punkti olid mehel vabaviske joonelt. Misic, White.
Kalinic uuesti, Loukas tuleb taas siit jälle katse tagant välja ja läheb Vaitile söök, Vait korvi alla ja sealt viga ka ei tule ja pall on Gudurici käes, korvi all oli kõvasti rabelemist seal, hästi leitud Vait korvi alla. Kalinic ütleb keegi abi andma sealt, Jankunas läheb, Kalinic on raskes seisus, sööt läheb välja, kas lõikab vahelt ära, ei lõika, missid seda söötu, oleks pidanud lõikama, sööt läheb veel välja, Kalinic 5 sekundit rünnaku lõpuni, Kalinic keerab raske sööt Thompsonile ja 2 punkti sealt tulevad ja Aaron Vait teeb sellise vea, et pöördab maas Jason Thompson ja no sellist hokistiilis mängu ilmselt Jason Thompson oma karjääri jooksul on ainult telekast näinud meeste esituses, kellel on uisud all on, aga täna peab nüüd füüsilist mängu mängima, on Jason Thompsonile ilmselt natuke ootamatu. Ja White'i esimene viga on see. Ja nüüd veel Nannali tuleb väljakule, täna on mees nulli peal, 6 minutit on mänginud ja no see mees on ohtlik mees. Ja vabaviskeid siit siis 15-15 ja 16-16. Uskumatu. Ja nüüd on seal Guduricil käed küljes. Ja tuleb siit lihtne viga ka Marko Guduricile, see on teine viga. Ja Pangos palliga üle. Misic. Jankunas. Ja käed on seal taas küljes ja jälle viga tulemas on. Ja kui saavad vead kiiresti täis, eriti kui Guduric teeb praegu selliseid lihtsaid vigu, siis see Žalgirisele sobib. See päästis neid ikkagi väga palju kolmanda veerandaja lõpus. Et vead täis olid. Pangose. Ja jälle on suur mees, Thompson tal peal, seal White. Läheb Kalinicist mööda korvi alla Jankunasele ja see keerab igalt poolt, aga keerab mööda ikkagi selle palli. Nüüd on 2 tükki sealt korvi alt jäetud panemata. Mis on valus, mis on väga valus. White jättis panemata. Ja nüüd siis Jankunas ka. Loukas sööb välja. Kalinic, Thompsoni keskpositsiooni vise on kotis ja 11 punkti Jason Thompsoni arvele ja seis on viigis. Saab lõpuks Fenerbahce kätte. Aga 7,5 minutit on mängida. Misic, Pangos veel. Ja veel läheb korvi alla, veel ja 2+1 Kevin Pangos võtab nüüd Nallali ette. Ja 2+1 tuleb sealt. Mis peamine viga tuli ka jälle. Ehk see on 3. viga, 1 veel ja siis hakkavad vabavisked tulema iga vea pealt. Ja Kevin Pangos esimene poolaeg 0, nüüd on mehe arvel 8. Ja siit vabavise veel otsa ja Edgar Usulanovast tuleb. Pangose vabavisket 36-26, ta on kehv vabaviskaja ja paneb selle mööda. Ja see on naljakas. 3. vabavise läheb nüüd mööda tänases mängus Žalgirise meeskonnal ja see on kokku terve mängu peale üldse 3. vabavise, mis mööda läheb, sest Fenerbahce pole mööda pannud. Loukas. Guduric. Nüüd on küll Jason Thompson Jan Veseli rolli väga hästi üle võtnud ja sealt tuleb nüüd viga Milaknisele ja Milaknisele on see 3. viga. Loukas paneb jälle valimängu, Guduric. Pangos on Nannali peal, see pole veel täna ühtegi 3 proovinudki üldse mitte. Kalinic üle sööt, hästi Misic läheb appi, Kalinic uuesti palliga. Kõva töö kaitses käib ja Kalinicit, no see on ise.
kui sellised lähevad vastu lauda seina, siis las nad lähevad. Ja Kalinis paneb selle ära ja 62-62. Pangose, Nisitša. Ulanovas, korvi alt on täitsa tühi hetkel. Nüüd läheb Jankunas sinna ja viga on, Annali hoiab seal kinni ja vabaviskeid veel ei tule. Aga nüüd on vead täis, 3,5 minutit on mängitud ja vead on täis. Ja nüüd on eriti need Kuduritši 2 viga, mis ta tegi sellises süütus olukorras, need vead. Need on väga-väga valusad Fenerbahce jaoks. Kohad, kus ei olnud viga vaja teha, Kuduritš tegi. Ehk seda krediiti ära andis. Jan Veeseli tuleb väljakule. Ja mängu tegi Jason Thompson. Läheb siis pingile nüüd tema. Ja Veeseli peab siis nüüd seal Jankunase vastu mängima. Ulanovas sööt välja, Misic'i kolmene ei lähe. Ja lauapalli saab Arturas Milakis kätte. Ja nüüd on Pangose kord. Ja ei, kui see läheb. Ja ikkagi see seeria jätkub. 17 mängu järjest. Vähemalt üks kolmene Kevin Pangos 11 punkti kokku. Ja jätkub ka see seeria, et mees on pannud 7 mängus järjest vähemalt 2-kohalise punkti. Olles esimesel poolajal nulli peal. Ja suur ründalava pall see oli. Ja no täna on tõesti sellist hetket, sul ei ole võimalust mööda visata, sa pead kõik need asjad ära panema. 9-4 on 3 punkti 51 Žalgirisel. Ja siit tuleb ka siis info ja 7 mängus järjest. Ja Annali toob nüüd 2 punkti sealt ära, tema esimesed 2 punkti täna. Ja Žalgiris ikkagi ühega on peal, 5-50 on minna Slovkas. Karm on see mäng kahtlemata. Ulanovas, no mitte ühtegi valemit arvestades ei tohiks Žalgiris seda mängu võita. Pangose, Ulanovas, läheb korvi alla ja ei kuku, aga seal on lauas Jankunas. Andke see pall siia ja Jankunas võtab veel ühe ründelaua palli. 5. ründelaua pall on see meeskonnale, Jankunase tänane esimene. Pangos, Jankunas, ai. Ja ta arvas, et Veeseli läheb selle pette ohvriks, aga ei läinud ja sealt tuleb ründaja viga. Sealt oli vaja Jankunasel ära panna, me teame, ta ei viska palju neid 3 punkti viskaid tänavusel hooajal, vaid 18 üritust 3 tagant, 7 kotti, protsent soliidne 39, aga nüüd ta ei pannud ära, ma arvasin, et Veeseli tuleb ja lendab sealt, aga ei lennanud. Ja tuleb Brandon Davis, natukenegi Veeselile sinna sellist rõõmu juurde, pikkust juurde väljakule. Slovkase. Ja Veeseli ei võta sealt keskpositsiooni viset nii kiiresti, Kalinitša. Slovkas, Davised on uuesti Veeseli selja taga. Kalinitša sööb välja ja ai, kui sealt nüüd vajutatakse. Hammad hakkavad valutama, kui nii kõrgelt lüüakse. Ja Jan Veeseli lööb need 2 sealt ära. 13 punkti Jan Veeseli arvel ja muidugi Slovkaselt lihtsalt fantastiline sööt. On jäänud siis Misic 11 punkti peale, mis ta esimesel poolajal pani ja on tõusnud Pangos 11 punkti peale teisel poolajal. Ja maagiline moment on juba välja valitud ja seesama ongi. Seda siis oodatigi. Ja Kalinitš oli see, kes selle sööduselt andis, jah. Ja näete, mismoodi tiitlit kaitsev meeskond. Kõik on püsti, kui lähevad lõpuks juhtima. Lõpuks lähevad juhtima. Seda mängu, terve mängu on taga ajanud. Ja nüüd siis juhivad 66-65. Ja
Milaknis paneb palli mängu. Miisic tuleb üle, aga 5 minutit on veel mängida. Ulanovas. Milaknis. Davis ja väga keeruline see vise sealt sisse visata oli. Ja ebaõnnestumine jälle ja Jan Kunas tuleb tagasi. Ei saada ilma temata hakkama. Tatome ja laseb raske kolmesele. Tatome paneb mööda ja lauapalli Ulanovas saab endale. Ulanovase 4. lauapall tänases mängus. Ulanovase arvel vaid 2 punkti seni. Ja nüüd Milaknis. Ja oli vaja panna. Ei teki neid kohti, ei teki. Pangos. 8 sekundit rünnaku lõpuni. Ja ongi kõik. Teed lukus, Davis. Ja võtab sealt keskpositsiooni 50 mööda, läheb see, Annali Lauase. Ja Milaknis ilmselt nüüd juba natuke põeb, et ei pannud seda viset ära. Nii vähe, kui neid vabu hetki sealt ära on, 3 ei lasta praktiliselt visata üldse. Žalgirisel. Aga ei ole Milaknis jälle selline koha pealt viskaja ka, et tal on ikkagi vaja liikumise pealt tulla, ja kui nüüd siit Slaukas saab vea kätte. Slaukas siit vea kätte. See tähendab 3 vaba viset, Kostas Slaukas. Ja no, kas me nüüd näeme esimest möödaminemist ka? Samas mees, kes on pannud 90%-ga. Mis sa nüüd arutavad, kas tuleb 2 vaba viset või 3? Kas jalg oli joonel või mitte? 3. Meie teadsime seda karmi uudist juba varem. 50 tavaviskest 45 on Kostas Slaukas tänavusel hooajal sisse visanud. Ja paneb esimese ära. Paneb teise ära. Kas Fenerbahce lõpetabki mängu 100% vabaviskega. Hetkel on 18-18 ja 19-19. 19-19. Ja tuleb tagasi Jason Thompson. Nüüd on 2 torniga väljakul. Nii Jason Thompson kui Jan Veseli on korraga platsil. Ja sellist viisikut, sellist formatsiooni me pole näinud täna veel. Väikest imet on nüüd vaja, väikest imet on siis Žalgirisel vaja, et tekiks rünnakul natukenegi normaalseid kohti. Vead on täis, see on ka selge. Žalgirisel on ka vead täis, aga nüüd seda vigade täisolekut ei ole suutnud Žalgiris ära kasutada. Pole ise vabaviskejoonele saanud. Pangos ja nüüd sealt tuleb ja nüüd saab vabaviskejoonele. Annali teeb siit vea, see tema 4. viga peaks olema. Ja Ulanovas läheb vabaviskejoonele. Täna on tema esimest korda vabaviskejoonel. Ja paneb ära. 80,81 on selle mehe protsent. Eksimise ruumi ei ole. Žalgiris on 3 vabaviset mööda visanud ja vaadake hetkel punkti vahe. Ja läheb seega. Ja Brandon Davis tuleb tagasi väljakule, Tatome tuleb tagasi väljakule. Ja eks see mängu lõpp võib siin pikaks minna. Slaukas, Tatome saab palliga üle tulla. Jõuab Milaknis tagasi, Milaknis jäi Tatomega hätta siin. Kolmandal veerandajal kindlasti, Tatome arvel hetkel on 12 punkti. Slaukas sööt välja, Kalinic võtab 3 ja paneb kotti Nikola Kalinic. 12 punktiga tema arvel. Suur mäng on see täna olnud mõlemalt poolt. Ja see on nüüd 4. mees, kellel on hetkel 2-kohaline punkti arv koos Fenerbahce'il. Miisic, vahe on nüüd juba 5 punkti, 3 minutit minna. Davis ja läheb Davis ise ja vajutab ka vastu. Vara anti
visati välja see Bončik täna, äkki võiks nii öelda. Slovkas tuleb üle. Ja Davise armel peaks 10 punkti ka nüüd olema ja Veseli vajutab mööda ikkagi. Ja Davis tõstab käe üles, viga oli. Evasportlik siit vastu ei anta. Brandon Davisele 3. viga. Ja ei ole Jaškevitš rahul, et sealt appi läks Davis Slovkasele. Et see vahetus sealt toimus, et ei tohtud vahetada. Ja no Brandon Davis saab sõimata ikka jõuliselt, aga ütleb, et sellest on kasu on ka. Samas, no kas me ei näe tõesti, et Jan Veseli paneb 6-6. See on mehe eluseeria. Ma võin garanteerida, mul ei ole täpseid andmeid, aga varem mängus 6-6 see mees ja 7-7. Ja plaksutab peale ka veel. No, miks mitte plaksutada? 7-7 Jan Veseli vaba viskel. Meenub finaal, kus ei saa seda teisel poolajal kasutada, sest esimesel poolajal pani 10-1. Misic. Ulanovas, Misic. Ja läheb korve alla ja ikkagi käed seal peale. On seal ka Nikola Melli väljakul ja karjub pingile, nägite, mis ma tegin. Ja tuleb Slovkas Melli. Kalinic. Ja kaitses on vaja kindlasti kätte saada. Ükskõik mis valemiga. Melli, aga seda valemit hetkel ja ikkagi on olemas, aga nüüd ei saada lauast kätte. Ja viga sealt ei tule Veselile ja nüüd tuleb sealt 3 sekundit või tuli viga. Ei, viga tuli ikkagi. See läheb valusaks see mäng, ja Veseli mängib väga, no eks ta vastu on ka mängitud täna väga jõuliselt. Ja Veseli ise ka kogu aeg. Ja Veseli 4. viga. 2-12 jääb minna. Mellil 4, Veselil 4. Ja ütleme, et see eelmine olukord Pilatisega võib-olla anti vähe vastu see, et eelmises olukorras jäädi andmata. Nüüd keegi sellest pikast monoloogist aru sai siin. Pilatis. White. Ja nüüd on seal Jankunas boksimas Slovkasega. Palju vaja pukki Jankunasele, saab. Ja sealt tuleb viga ja elus on see Žalgirise lootus. Slovkas saab selle vea endale või vähemalt võtab kähku selle vea endale. Talle on see teine viga. Toome tuleb tagasi. Melli läheb ära. Ja Paulus Jankunas vaba viske joonelt. Täna on temalt 5-5 vaba viskeid. Kuuest. Ja 21-18 on Žalgiris pannud vaba viskeid. Ja 7-7 ja Kunasel korraks pingile, Misic tuleb, Davis tuleb, Pilatis ära ja Kunas ära, aga usun, et neid mehi me täna veel näeme. Ja ikkagi on vahe 3 ja 2 minutit jämedalt minna. Slovkas, Kalinic, Veseli, Nanali, Tatome. Sekundit jääb rünnaku lõpuni. Esialgu veel midagi üles võtnud ei ole. Slovkas paneb 3 ja uskumatu vend on see küll. Ja võtab ja paneb jälle ja alles me ütlesime, et viskas oma esimese mängu korvi mängust. Aaron White ja nüüd on mehe 12 punkti koos juba ja nüüd keeratakse sealt korvi alt. See nüüd 3. kord, kui korvi alt mööda keeratakse. Ja nüüd on vist tuut käinud või vaatame veel. Slovkas. Veseli seal vähe koperdab, 8 sekundit vahetus on toimunud jälle. Slovkas võtab veel enda peale Tatomele välja, Tatomet tuleb ise ja nüüd ei panda enam mööda.
ja jõuga võtavad ära ja ikka austus ja müts maha Fenerbahçe meeste ees. Kui raske see mäng on olnud, aga kui distsiplineeritud on mängitud siin teisel poolajal. Ja jõuga on tuldud ja võetud ja tehtud ja ära pandud. Seda kvaliteeti on seal nii palju, et kõik kvaliteet väljakule täna ei jõuagi. Ja seda Toomet täna 14 punkti. Veesteli on omad ära teinud, aga on Veesteli 7 vaba visket. Selle protokolli mees ilmselt prindib välja ja paneb kodust seina peale. Me saame ju seda kontrollida, mida Veesteli vabavisk ei ole. Nagu öeldud, tal on protsent parem muidugi. Mida ta tänamusel vabavisk ei ole teinud on. Alasi Raikuse vastu 7-5, 14-10, Salgrise vastu esimeses mängus, kus ta mängis 34 minutit, pani 20 punkti, siis jäi sellest väheks. Ja 10-8 ka Bambergi vastu on visanud tänavusel hooajal. 100% mänge on ka üks ja see on 3-3 Renas Vesta vastu. Ehk siis see 7-7 hetkel vabaviske joonelt on ikkagi mehe selle hooaja parim raudselt. Ja 27 punkti viimasel veerandajal. Seda on palju, aga on ära pandud need visked. Loomulikult ei ole Salgris hävisse jäänud, aga sellel meeskonnal ei ole muud eesmärk kui ikkagi võita. Pangos ja kiired lahendus on nüüd vaja. Ja Pangos läheb korve alla ja sööt läheb sealt Jankunasele ja Paulus Jankunas peab veel ikka vanas eas kõik mängu panema ja vajutama pealt ka. 33-aastane Paulus Jankunas vajutab sealt 2 punkti ära. Pangos saab söödu. Jankunase arvel 13 punkti. Ja Sloukase vastu viga. Vabavisked tulevad. No kas nüüd näeme esimest eksimust ka? 21-21 meeskonna peale. Ja vahe on 3 punkti ja Salgris on saanud 3 vabaviset mööda. 28-19. Vabast vahe on 6 punkti küll, jah. Ja Sloukas. 5-5 täna. 6-6. No tundub, et see ei saagi mööda minna see pall on vabaviskejoonet täna. Ja otsustaval hetkel ikkagi on Kostas Sloukas see, kes ka oli eelmises mängus Real Madridi vastu. Otsustaval hetkel kõige kõvem mees ja Sloukas on. Vanameiker on istunud need kõige magusamad minutid pingil ja Sloukas on selle asja ära tassinud. Ja Pangos pall. Korvi alla Jankunas veel üks. Ja veel tuleb sealt ja nüüd tuleb kiirelt vastu. Ja Obradovic ei saa veel rahulikult pulsikella kinni panna. Ei saa. Kalinitša. Veel viga ei tehta, Toome ja valeva mehe käest pall, kui vabaviskeid vaatame, Sloukas. Üritavad veel siit kätte saada. Kalinitša. Nüüd on vaja midagi teha. 10 sekundit jääb ja Sloukas läheb. Ja sealt loetakse need 2 punkti ära ja Sloukas võtab üksinda hetkel ette ja 15 punkti on tema arvel nüüd. Langev pall on see ja ilmselt kohtunikel õigus ka.
Mišić, Pangos veel, Veeseli juures, Pangos võtab kolmese. Kotis on see. Ja võib-olla seda hullu ajamist oleks võinud natuke rohkem olla, natukene varem. Aga nüüd on see vahe 5 punkti. Pangos saab veel siit teise kolmese. Ja mees on siis teisel poolel üksinda toonud 14 punkti. Ja nüüd Tatome saadetakse vabaviskejoonele. Nüüd saadetakse Tatome vabaviskejoonele. 2-2 täna mees pannud on. Aga ikkagi kõva korvpalliõhtu, supermäng. Kui palju on juhtunud, kui palju on muutunud. Ja no mida me näinud oleme, see sama kasvõi see vabaviskeseeria mõlemast meeskonnas. Ja vähe kehvemini viskad ja kaotadki mängu ära. 24 nüüd järjest sisse. Ja 25 ka. Ja Tatome pingile. Pettunud näod, täna pettunud näod, aga see tuleb ära unustada. Baskoonial on nüüd vaja võõrsil meeskond, kes on ka teel play-offide poole. Üliraske mäng tuleb sealt. Ja no Žalgirisel ei ole lihtne siin, ei ole lihtne see hooaja lõpp siin võib veel pahandusi juhtuda. Aga siin nüüd 2 suurt sõpra. See mäng on tehtud, Fenerbahce võtab selle endale 85-78 ja oli see mäng, mida meenutada. Jason Thompson 11 punkti, Kostas Loukas lõpus 15 punkti, 13 punkti Jan Veseli, Nikola Kalinic 12 punkti, Luigi Tatome 16 punkti ja rankingu punktid jäävad kõige paremad Kostas Loukasele 15 punkti, 5 söötu, 2 lauapalli, kokku 21 jääb see. Ja käib ja õnnitleb Jassikevitšus ka aastat mängijaid seal. Ei läinud asi räpaseks täna, kõik oli ilus. Loomulikult Jassikevitšus pettunud, et seda võitu ei tulnud. Ja põhimõtteliselt Fenerbahce on nüüd 3. meeskond, kes on play-offidesse jõudnud. Ehk neil on nüüd 18 võitu olemas.